Tere, head vaatajad ja kuulajad ka. Alustan täna tekstiga Jesaja raamatust. Nimelt Jesaja raamatus on palju võrratult julgustavaid tekste ning minu arvates kahtlemata on järgmine üks nendest, mis seda teeb. Ja see ütleb Jesaja 40:31. Aga kes ootavad issandat, saavad uut rammu. Need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad. Nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Seesama Jesaja tekst ütleb salm varem, aga järgmised sõnad, siis Jesaja 40:30. Poisidki väsivad ja tüdivad, noored mehed komistavad ja kukuvad. Mulle tundub, et see tekst võtab tegelikkuses kokku meie kõigi reaalsuse. Me kõik ühel hetkel väsime, komistame ja isegi kukume. Ka kõige parema tahtmise juures. Olen ilmselt juba liigagi palju jutustanud ja rääkinud sellest, kuidas ma käisin kunagi Siinai kõrbes öösel Moosese mäkke ronimas. Aga ma arvan, et see on väga sobiv koht sellest veel kord rääkida. Olin kunagi siis suurt hakkamist täis ronida nõndanimetatud Moosese mäkke. Ma ei jõudnud ära oodata, millal ma lõpuks ometi ülespoole rühkima saan hakata. See oli ühe unistuse täitumine. Kui mind ja paljusid teisi mäejalamil aga turvakontrollis kinni hoiti, siis ma muutusin lõpuks ootusest kannatamatuks. Millal ometi saan alustada, ma mõtlesin. Ja lõpuks jõudis see aeg, see kaua igatsetud aeg kätte. Meid lubati mäele, me saime teele asuda. Ja sellisel puhul, nagu ikka, kui me oleme midagi väga-väga oodanud, on algus alati väga tore. Ja ka minu jaoks oli see algus väga tore, lausa inspireeriv, see oli innustav. Mõelge vaid, ma tõusin Siinai mäe tipu poole. Kuid mida aeg edasi, mida lähemale jõudis hommik ja päikese tõus, seda suuremaks muutus ka minu kurnatus ja väsimus. Aga mida ikka veel ei paistnud, oli mäetipp. Me liikusime grupis ning kuna grupp ei liikunud meiega piisavalt kiiresti ehk siis meile sobivas tempos, otsustasin mina ja veel üks teine grupis olnud inimene natukene tempot tõsta ning me rühkisime veelgi kiiremas tempos üles mäge. Meie kurnatus kasvas. Päike hakkas juba ehatama, aga ikka olid ees vaid lõputud astmed, üks aste teise järel. Ja ühel hetkel oli minu kurnatus nii suur, et süda peksis juba päris armutult. Jalad valutasid ja kogu keha andis märku, et ta ei soovi, et ma sunniksin oma keha veel üles mäge rühkima ja ronima. Oli kindlasti vaja puhata. Poisidki väsivad, nagu ütleb piibel, ja noored mehed komistavad ja kukuvad. Ja nii tundus ka mulle, et ma lihtsalt enam ei jõua. Ja eks võib-olla natukene pelgasin ka ja mõtlesin, et küll on hea, et minu abikaasa ei tea, millises seisundis ma parasjagu olen. Me kõik väsime ja ka nii selles olukorras mina väsisin ja hakkasin kahtlema, kas ma üldse ülesse tippu jõuan. Esialgsest suurest innukusest ja suurest usust oli saanud meeleheitlik pingutus ja hirm, et äkki ma ei jõuagi ülesse mäetippu. Ma usun, et see võtab paljuski kokku meie kõigi väga erinevaid episoode meie elust. Me kõik väsime, aga alustame teinekord neid samu teekondi suure innukusega. Me väsime mitte üksnes füüsilisest kurnatusest, vaid teinekord väsime ka elust enesest või mõnest vaimsest pingutusest, mis mõjub meile sarnaselt mäetipule, mida ehk usinalt oleme asunud vallutama, aga siis poolel teel üles ronides avastame, et ei olnudki nii lihtne, kui lootsime ja ei teagi, kas me päriselt oma seatud sihtpunkti üldse kohale jõuame. Usun, et sama võib öelda ka lõppenud aasta
kohta. Iga aasta on oma olemuselt erinev, aga võib vast siiski tõmmata paralleele ka siia, et aastad on nagu mäed, mida innukalt aasta alguses vallutama asume, lootusrikkalt ülespoole rühkides, sest meil on ju ka seatud eesmärgid, on võetud plaani ühte, teist ja kolmandat. Aga siis, kui aasta edeneb, hakkame aru saama, et võib-olla ei jõuagi päriselt sihile ja hakkame muretsema selle pärast, kas me ikka alla ka jõuame. Ja nii võib tunduda ka uus aasta, mis ees seisab nagu järjekordne uus mägi, mis jälle meie võimed proovile paneb. Samas, kui möödunud aasta jõukatsumus on meid juba võib-olla täiesti jõuetuna istuma jätnud. Kuidas sellega toime tulla, kui vana mägi ehk vana aasta vaevalt on läbi saanud ja juba on uus aasta ehk uus mägi silme ees? Jumal ei ole meid sellistes olukordades siiski ilma abita jätnud. Jumal teab, et me väsime, et ka kõige innukamat ronijat tabab ühel hetkel kurnatus. Ja sellepärast on Jumal meile andnud midagi sellist, mida ma nimetaksin taastumise imeks. Taastumise imeks, sest ma ütleksin, et see on tõesti ime. Seesama Jesaja poolt öeldud tekst ütleb, aga kes ootavad issandat, saavad uut rammu. Nad tõusevad, nad jooksevad, nad käivad ega väsi. Ja see ongi taastumise ime. Me teame seda imet toimimas meie kehas kogu aeg. Me heidame igal õhtul väsinuna voodisse ning tõuseme uuel hommikul täiesti uue jõuga. Kui ma 2016. aastal kõndisin oma rännakul läbi Hispaania, mida oli siis kokku üle 800 kilomeetri, siis ma kuulsin ikka inimeste suust pärastpoole imestust, et kuidas ma küll suutsin nii pika maa maha kõndida. Ja te tegelikult ju teate sellele vastust, kuidas see võimalik on. Ei suudakski, keegi ei suudaks, kui ei oleks olemas taastumise imet. Ühe kõndimisega ei ole võimalik 800 kilomeetrit kõndida, palju vähematki kõndida. Oli päevi, kus palavus ja kõrvetav päike võtsid minult ka sellel teekonnal viimasegi jõu ning ma unistasin vaid järgmisesse puhkepaika jõudmisest. Aga siis juhtus seesama taastumise ime. Pärast kosutavat tööd, pärast kosutavat puhkust olin ma jälle valmis hommikul tõusma ja edasi liikuma. Ja nii sai võimalikuks millegi suure ületamine. Nii sai võimalikuks see, mis muidu ei oleks võimalik. See oli taastumise ime, mis aitas mul lõpuks sihile jõuda. Nii sai võimatuna tundu võimalikuks. Ja nii on ka meie uue aastaga. See, mis ees seisab, see võib ka tunduda heidutav. Ja eks ta ongi heidutav, sest uus aasta sisaldab endas nii paljut. Ka uus aasta võib vahel tunduda meile võimatu missioonina. Aga see uus aasta koosneb paljudest taastumise hetkedest, päevadest, nädalatest ja hingamispäevadest. Jumal on meile need vahepeatused kinkinud, et me vastu peaksime, et me võiksime hakkama saada. Taastumise ime pole Jumala poolt meile antud üksnes füüsilisest ja vaimsest kurnatusest välja tulemiseks. Taastumise ime on tegelikult midagi palju enamat. See on lunastusplaani asendamatu osa. Paulus kirjeldab seda järgmiselt teises kirjas korintlastele 5. peatükis ja 17. salmis. 2. Korintuse 5.17. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata uus on sündinud. Või meenutagem Jeesuse enda öeldud sõnu, mis annavad meile kõigile jõudu ja lootust. Matteuse evangeeliumi 11. peatükis ja 28. salmis.
siis Mattuse 11:28. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Need kirjakohad räägivad meile taastumise imest. Taastumise ime on lunastusplaani keskmes. See põhimõte laieneb ka kõigile nendele olukordadele, kus me oleme pidanud kogema meid laostavaid ja kurvastavaid sündmusi. Nagu näiteks purunenud suhted, kaotatud sõbrad, haiget saanud usaldus ja nii edasi. Jumala jaoks ei ole olemas olukorda, millest ei võiks taastuda. See on väga väärtuslik ja tähenduslik mõte. Ma kordan seda, Jumala jaoks ei ole olemas olukorda, millest ei võiks taastuda. See, ma võiksin öelda, on lunastusplaani ime, mille osa on taastumise ime. Üks lunastusplaani olulisim komponent, et me võiksime taas tõusta ning edasi minna, kui me oleme vahepeal väsinud ja kurnatud. Niisiis, head vaatajad, kallid kuulajad, aasta 2025 on läbi saanud. Oleme juba astunud uude aastasse ning me ei tea, mis meid ees ootab, mis meid ees seisab. Ja võib-olla tundub sulle uus algav aasta nagu ebameeldiv väljakutse, sest oled veel eelmisest aastast, sellest eelmisest ronimisest lihtsalt väsinud. Võib-olla vaatad aga uut aastat samasuguse innukusega, nagu mina vaatasin ees kõrguvat Siinai mäge, sest vahel mõni väljakutse võib olla ka osa suuremast unistusest. Olgu kuidas on, üks on kindel. Asu seda uut aastat ronima toetudes Jumalale, teadmisega, et Jumal on sellele eluteele kaasa pannud meie kõigi jaoks taastumise ime. Tehes seda päev korraga, hingamispäev korraga. Ja seda väga mitmetähenduslikult. Mis on need osad siis taastumise imest? Füüsiliseks taastumiseks on Jumal tõesti andnud meile une ja muud puhkehetked. Vaimseks taastumiseks on Jumal andnud meile sõbrad, on andnud meile koguduse, kogukonna, oma sõna, palve, looduse, päikese, mida küll on hetkel vähe, aga mida tuleb aina juurde. Ja loomulikult ärgem unustagem hingamispäeva, sabatit. Kui me võtame jumalikku päritolu taastumise ime täiel määral igapäevaselt kasutusse, siis me saame kõik tegelikult hakkama. Siis pole ükski mägi liiga kõrge, teekond liiga ränk või aasta liiga raske. Jumal on meid oma sõna kaudu varustanud rikkalikult imedega, mis aitavad meil taastuda, saada jõudu, et edasi minna. Ja ma soovin teile head teekonda koos Jumalaga sellel alanud aastal. Jumal õnnistagu teid. Amen.